üle 8000 pealinlase oli öösel elektrita. Tõesti, kaasal on meil 60-ndast pärit. Staalile kuuluvad Gröönimaal. Staali teatel oleks USA rünnak ühtlasi NATO lõpp. Liikluskaubalaatilikult selle poolest isikliku viha rahuldamiseks teile kätte maksta aastaid kestva kriminaalmenetlusega. Kellele oli Eesti kõrgete politseiametnike Erik Järvna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kriminaalmenetlus kasulik. Aga siin on aktiivselt olnud mulle lihtsalt kummaline. Näis minu hinnangul lihtsalt kummaline. Kas ja kes peaks prokuratuuri kohtuma? Nii, kell on saanud meil 7, nii et hakkame vaikselt pihta. Ma näen, et siia inimesi veel koguneb, aga mis siis? Et saate ilusti, saavad ilusti veel koguneda, hakkame vaikselt pihta. Ja üks asi on see, ma nägin juba tegelikult siin kommentaariumis ka Rene palus, et pange enda mikrofonid on ju kinni. Ma näen, et enamustel teil küll on kinni ka, aga jah, et võite vaadata ka üle selle, et mikrofon oleks on ju kinni, sest võib-olla võib juhtuda, et te ei märka isegi, et teil on lahti on ju, siis te võib-olla räägite seal näiteks vahepeal kellegi teisega, et siis seda kõike siia on kuulda ja kosta. Nii et jah, hoiame oma mikrofonid kinni. Küll aga on väga oodatud chatis arutada, oma mõtteid jagada, oma mis iganes on ju arvamusi, kogemusi, et väga oodatud on kindlasti chatis arutelu. Samamoodi küsimusi võib julgelt on ju küsida, mis iganes teemadel, et ma siin pärast lõpus proovin neile vastata, vaatan neid üle ja võib-olla isegi juhtub, et ma jõuan jooksvalt midagi näiteks vaadata. Aga seda ma kindlasti ei luba, et võib-olla ma tõesti alles jõuan täitsa lõpus selle chatini. Aga üks asi veel, kusjuures väikene üllatusekene, mis mul just endal tekkis siin selline idee täitsa ootamatu või noh, järsku endalegi, aga ma otsustasin, et kõik, kes te olete täna siin ja chatis siis midagi seal jutustada ja kommenteerite, mingit arvamust näiteks avaldate, mõtteid, siis ma loosin teie kõigi seast välja ühe sellise, oi, siin on udune on ju, enesearmastuspäev, kuidas ma selle fookus saan? Nii, nüüd on fookuses. See on üks selline päevik, mille ma ise olen siis loonud, välja andnud ja jah, see põhimõtteliselt selle pealkiri on armasta end ja oma keha on ju tervislik eluviis kui enesearmastuse alus. Siin on jah, väga kehvasti seda hetkel näha, aga ma lihtsalt mõtlesin, et nii äge, et te olete võtnud selle aja ja tulnud täna õhtul siia mind kuulama ja ma olen teile väga tänulik selle eest. Ja Istuti selle kokku eest siis ma äkki ja loosin emme istub välja sinna. pärast ka ühe sellise päevikukese. Vot, nii et ma loodan, et see tundub sihuke tore asi ja ma muidugi olen ka kindel, et siit saab kindlasti ka palju muud nii-öelda kasulikku infot ja materjali. Meil on praegu siis siin nii-öelda tulemas meie jaanuari esimene seminar. Igaks juhuks natuke räägin sellest, et meil tegelikult on jaanuaris toimumas ka 4 seminari, ehk siis iga teisipäev kell 7 on meil üks veebiseminar. Kõik on erinevatel teemadel, kõik nii-öelda info on meil ka olemas Facebookis, seal on kõik üritused olemas, samamoodi ma saan kõigile teile saata ilusti ka need meiliga kõik need üritused, et kui teile näiteks see meeldib või mingi teema veel kõnetab, et siis saate tulla kuulama ka meie teisi seminare. Ehk siis tegelikult jah, meil on iga teisipäev siis jaanuaris tulemas üks selline põnev seminar. Tänasel seminaril me räägime sellisest teemast, et miks sa seni pole suutnud kaalu langetada ja kuidas siis 2026 aastal lõpuks teisiti teha. Ja see tänane nii-öelda seminar ongi just siis pigem sellise nurga alt, et milline see suhtumine või kuidagi see hoiak või need mõtteviisid või kuidagi need mustrid meil on ju, võib-olla mis siis on kas takistanud on ju meil oma selle eesmärgini jõuda.
või siis või et milline võib-olla peaks, on ju siis see kuidagi hoiak või suhtumine või selline on ju mõtteviis, mindset olema. Meil on kolmas seminar on selline, kus ma räägin natuke võib-olla täpsemalt just sellistest detailidest, on ju, et kaalulangetuse puhul sellistest toitumistest, võib-olla valikutest ja nii edasi, aga see seminar keskendub just rohkem siis jah, natuke sellisele suhtumisele ja mõtteviisile. aga hakkame siit pihta ja kõigepealt ma natukene räägin endast ka mõne sõnaga, et kes siin on kindlasti paljud, kes ei ole minust, ma eeldan, midagi veel kuulnud, kindlasti on ka neid, kes juba on. ehk siis mina tegelikult alustasin oma kaalulangetusega juba 11 aastat tagasi esimest korda. ja ma olin väga pikalt selles keerises, et ma kuidagi võtsin alla, on ju, siis ma jälle sõin kõik tagasi, võtsin alla, sõin tagasi, et mul olid nagu väga pikalt sellised tohutud nagu mäed. et ma, nagu ma siin kirjutasin, on ju, et ma alustasin 100 korda uuesti. okei, see 100 ei ole kindlasti päris täpne number, aga see nagu ilmestab seda, et ma tõesti alustasin väga palju kordi pidevalt uuesti ja ma kuidagi ei suutnud nagu üldse päriselt järjepidevsed olla, ma ei suutnud sellest teha nagu kuidagi päriselt enda elustiili. et mina võtsin seda kaalu langetamist kogu aeg kuidagi algselt nagu sellist faasi, on ju, et okei, ma võtan nüüd ennast kokku nagu 2 või 3 kuuks, on ju. ja siis täpselt, on ju, jälgin, võtan ennast kokku nendeks kuudeks, aga reaalsuses on see, et tegelikult peale seda perioodi, kui ma suutsin ennast kokku võtta, siis tulid need vanad harjumused, on ju, tagasi kõik, ma hakkasin jälle kõike sööma nii, kuidas tuju oli ja tuli ka see kaal tagasi ja ma olin jälle, on ju, nii-öelda selles uuesti alustamise kohas omadega tagasi. et ma olin hästi tugev ka selline emotsionaalne sööja, et nagu jah, ma võisingi olla näiteks 3 nädalat ülitublisti jälgida Just kõik oma polnud. toitumist, teha oma trenne ja siis ma võisin ka 3 päevaga kõik selle nagu tagasi süüa täiesti nagu probleemitult. räägib. et mul oli nagu kuidagi väga-väga palju, ma käisin selles rattas ja oligi see ka, et ma hästi palju kuidagi sundisin ennast, et ma pean nüüd jälgima täpselt seda toitumist, on ju, et ma kuidagi hullult keelasin ennast, ma piirasin, et mul oli hästi kuidagi rangelt hoidsin endal seda, et ma pean, on ju, ma pean lihtsalt praegu ära pingutama, on ju, täitsa nagu oligi, on ju, umbes hambad ristis, pean ära pingutama. Eri, ma segan siit korraks. ja siis see jah viiski mind jälle selleni, on ju, et tegelikult ma ei tahtnud niimoodi olla, see oli minu jaoks on ju keeruline, see oli peavalu, see oligi üks piiramine, keelamine ja ma alati tulin, siis langesin jälle tagasi, on ju. ja üks hetk käis mul see muutus, kus ma sain nagu aru, et tegelikult ma ju tahan tervislikult toituda ja tegelikult ma ju tahan liikuda, tegelikult ma ju tahan olla selles kergemas kehas, tegelikult ma ju tahan tunda ennast enesekindlalt. ja seal käis kuidagi see hästi tugev muutus, et ma sain nagu aru, et see ei ole see, et ma pean nüüd, et ma pean korralikult jälgima, on ju, ma pean ennast võtma mingiks perioodiks tugevalt kokku, sest tegelikult ma ju ei pea. kes see mind käseb, kes see mind sunnib, on ju, et see, et ma selle enda jaoks nagu tegin nagu selliseks, et kuidagi hästi jah, sunnitult ja et ma pean ja et ma lihtsalt pingutan nagu ära, et sellest saada nagu üle kuidagi ja saadagi see, et aga tegelikult ma ju tahan ja ma hakkasingi seda teekonda palju rohkem nagu nautima, on ju, ma hakkasingi tervislikult sööma, ma hakkasin, on ju, ilusti oma kava jälgima, trenne tegema, liikuma, on ju. ma kuidagi nagu hakkasingi prioritiseerima seda sellepärast, et ma nagu nautisin seda, see pani mind hästi tundma ja ma kuidagi hakkasingi jah, tõesti nagu sellest looma endale päriselt neid harjumusi ja päriselt seda elustiili, on ju. ja mul oli palju lihtsam ka see, et kui ma suutsingi olla järjepidevam, eks ma olen inimene, mul olid ka on ju mingid tagasilöögid, meil kõigil on, aga kuidagi ma nagu nende tagasilöökidega enam ei löönud nagu täielikult käega ja ei juhtunud enam seda, on ju, nagu varem võis juhtuda, et ma näiteks, ma ei tea, paari päevaga umbes söön endale kõik selle kuidagi tagasi ja langen nagu täiesti niimoodi, et noh, vahet ei ole ja löön käega ja ühesõnaga, et ma kuidagi, et okei, sekka on mingi väike tagasilöök, on ju, väike
ma ei tea, mingisugused sündmusekesed on ju, võib-olla mingi reisikene on ju, pole hullu, ma tulen sealt tagasi, ma olen jälle oma rajal tagasi, et ma suutsin nagu alati jääda lõpuks selles järjepidevaks. Ja nüüdseks ma olengi siis selle perioodi peale on ju ikkagi suutnud kaotada 18 kilogrammi ja ma panin siia isegi enda sellised pildikesed ka, et oleks nagu seda jah, näha ka nii-öelda seda muutust. Et nüüd on ikkagi kuidagi jah, see päriselt minu elustiil, vabandus, Kas keegi ei saa neid mikrofone välja lülitada? Koosoleku korraldaja saab panna kõik vaikseks. vabandust, okei. Mul ei olnud kinni panna seda häält. Vaatan korraks, ma väga vabandan tõesti. Mõtlen, kuidas. Ma sain ainult 3 minutit süüa. Okei, sain praegu selle kinni pandud. Kaua? Aga see saab tagasi tulla. Okei, ma väga vabandan, ma vaatan korraks, kas ma saan. Okei, mina enam ei kuule, minul läks kinni, mis siin oli huvitav. Ja minul on ka kinni. Nüüd äkki. Aga see on muidugi selles mõttes, see saab tulla tagasi, ma korraks ikkagi vaatan, et äkki ma saan niimoodi panna, et ta ei lubagi panna seda häält tagasi. Et see oleks ju kõige parem variant. Ma väga vabandan, ma korraks võtan siit mõned sekundid sellest ajast veel. Ja ma proovin, äkki ma saan niimoodi, et panna kõik need kinni. Okei, no nüüd on ikkagi vaikus, on ju. No proovime. Okei, aega ma loodan, et ma ei tea millegipärast teha. Mul ei tulnud see heli endal läbi, väga vabandan ja ma nüüd loodan, et ikkagi oli ilusti kuulda seda juttu, mis ma rääkisin. Võib-olla igaks juhuks kinnitaks selle üle, et ikka oli kuulda. Juttu oli kuulda, aga aru oli raske saada, sest et lihtsalt nii palju segajaid oli peal, aga praegu on näha, et näiteks Hullulillul on ikkagi veel mikrofon lahti. Kuigi vaikne on, et otseselt see ei sega, aga okei. Et lihtsalt, et järelikult ei olnud kõik siis välja lülitatud. Ja, sest ma niimoodi ühekaupa saan panna ja, aga ma ei saa jah kahjuks seda kontrollida, et kui keegi selle endale ise peale tagasi nagu paneb. Aga järgmisteks kordadeks tasub siis uurida, kust seda saab niimoodi sundida kinni, sellepärast et ma tean, et see võimalus on olemas. Tegelikult ma tunnistan, et ma tean seda ise ka, seda saab teha siis, kui seda üritust luua. Aga kui üritus juba käib, siis tegelikult ma enam ei tea, kas seda saab teha niimoodi. Okei, aga katsume jätkata äkki. Jah, vabandust. Jätkame muidugi. Nii, jätkame.
ühesõnaga jah, selline oli siis minu lugu on ju, et ma olen ise ka käinud sellise päris korraliku üles-alla mägedega nii-öelda teekonna läbi ja sellepärast ma jagangi siin just ka siis neid mõtteid nüüd. Ehk siis jah, miks me oleme, on ju, selles pidevalt uuesti alustamise nõiaringis, et me on ju üritame kaalust näiteks alla võtta ja kuidagi ikka me jõuame sinna, et mingi hetk me peame uuesti alustama, meil tuleb see kaal kuidagi tagasi ja et miks me ei suuda päriselt siis järjepidevalt on ju nende eesmärkideni jõuda ja seal ka siis püsida. Ja siin ma jagangi siis niimoodi põhjuseid ja lahendusi ja esimene põhjus on väga lihtne põhjus tegelikult, aga endiselt me kuidagi loodame ikka veel selle motivatsiooni peale. Ehk siis me ootame kuidagi mingit, on ju, õiget hetke, me ootame, et meil tuleks see tuhin peale või et noh, ootame kuidagi, et tekiks see sisemine mingi soov on ju, et okei, nüüd hakkame pihta ja siis me samamoodi loodame, et me saame selle pealt ka on ju kuidagi jätkata, et me loodame, et see tuhin, mis meil tuleb, et see nagu jääb ka püsima. aga reaalsuses tegelikult see motivatsioon tuleb, läheb, on ju, me ei saa seda isegi tegelikult niimoodi kontrollida ja me ei saa selle peale nagu kindlasti loota, et kui me tahaksime kõik oma eesmärgid kuidagi motivatsiooni pealt saavutada, siis paraku on see suhteliselt võimatu. Ehk siis me peame looma tegelikult endale need harjumused ja süsteemi, mis kohaneb päriselt meie eluga. Mida meil on teha nagu mugav, mis on meie jaoks lihtne, mis on meie jaoks selline harjumuslik, rutiinne, on ju, et et me jah, looksime endale nagu tõesti kuidagi sellised harjumused, mille tegemiseks me ei vaja tohutut seda motivatsiooni. olgu selleks siis kasvõi on ju see liikumine või endale, ma ei tea, tervisliku toidu valmistamine või näiteks toitude kuidagi näiteks ette tegemine või et see tuleks meil nagu harjumuspäraselt ja et see süsteem oleks selline jätkusuutlik nii-öelda ja siis siin on oluline ka see, et me ikkagi tuletaksime endale meelde, et miks ma seda teen. Ja see on asi, mida tuleb aeg-ajalt uuesti endale tegelikult ka meelde tuletada, et miks minu jaoks on oluline näiteks üldse minu tervis. Miks ma tahan tegelikult tervislikult toituda, miks see minu jaoks on oluline, miks on minu jaoks oluline on ju liikuda, jõuda trenni. Et kui me nagu päriselt need miksid on meie jaoks tegelikult olulised siis me ei vaja motivatsiooni, et teha neid asju ära. Ehk siis see on ju, kui ma tean, et see paneb mind paremini tundma, see annab mulle rohkem energiat, see annab mulle rohkem on ju jõudu, see teeb mind on ju enesekindlamaks. ma olen, ma ei tea, säravam näiteks kasvõi on ju, mul on trennis rohkem jõudu, on ju, noh, mis iganes, et või et noh, näiteks ma saan, ma ei tea, ma jõuan näiteks lastega ringi joosta, on ju, ma jõuan ka vanemas eas tegutseda, olla aktiivne ja nii edasi, et see miks on tegelikult nii oluline seal taga, et näiteks kasvõi minule meeldib tohutult jalutada ja miks ma seda teen, ega ma ei ole iga kord nagu hullult motiveeritud, et jee, on ju nii äge, ma lähen jalutama, vaid ma teen lihtsalt neid asju automaatselt sellepärast, et ma tean, et näiteks ma olen kuidagi, see on minu vaimsele tervisele nii hea, ma olen palju kuidagi stabiilsem. Nii-öelda ma kuidagi noh, mitte et tegelikult ma ei ole üldse väga närviline inimene, aga mul tekib vähem võib-olla mingit ärevust või asju, mis mind häiriks või kuidagi mingit närvilisust vahepeal. Et see, et ma näiteks värskes õhus käin jalutamas, hoiab mind palju parema, rõõmsama, energilisema inimesena. Et see on näiteks see põhjus, miks mina seda teen, et miks on hästi oluline ja samuti ka see, et tervis peaks olema meie jaoks oluline tegelikult ju kogu aeg. mitte see, et me kuidagi tegelemegi oma kuidagi tervisega näiteks ainult siis, kui meil on ju mingisugune motivatsioon, et kui meil on see miks ikkagi paigas, siis tegelikult see on meie jaoks oluline kogu aeg ja me ei vaja selle jaoks motivatsiooni. Siis järgmine põhjus on siin see, et me loome endale tihtipeale alguses liiga ebarealistliku plaani ja paneme endale võib-olla liiga suured kuidagi eesmärgid. Me lähme liiga suure sellise tuhina ja hooga peale. Et näiteks mõtlemegi, et okei, ma hakkan nüüd esmaspäevast kaalu langetama.
ma panen endale 6 trenni nädalas, on ju, siis ma ei tea, 6 jõutrenni, siis panen, on ju, 3 jooksutrenni, siis panen, et ma joon iga päev 3 liitrit vett, kuigi ma tegelikult pole harjunud ühte klaasigi näiteks ära jooma. Siis ma panen, et ma teen, ma ei tea, planeerid endale mingisugused toitumisplaanid, teed näiteks täiesti ulmelised, millega sa ei ole nagu üldse tegelikult harjunud ja, ja et lähed nagu kõigega hästi nii-öelda nagu hulluks, on ju. Et see on ka nagu tegelikult äärmuslik ja see ei ole jätkusuutlik plaan. Ehk siis peale seda tavaliselt ongi see, et okei, me suudame võib-olla seda või siis üldse, kui me teeme ka mingit, noh, ma ei tea, oleme katsetanud siin võib-olla mingeid teistsuguseid, on ju, dieete, siis ka need on ju äärmuslikud ja ma olen kindel, siin on mingid inimesed, kes on katsetanud mingisuguseid, ma ei tea, mis kapsadieete on või mingeid porgandite dieete on ju, või noh, igasuguseid imedieete on ju olemas. ja, aga sa ei suuda sellega olla ju jätkusuutlik. jah, see võib-olla korraks toimib, aga see ei hoia sinu tulemust pärast. ja peale seda me olemegi tegelikult paari nädalaga juba me oleme läbi, me oleme tüdinenud, on ju, see on liiga keeruline. ja me tegelikult on ju ei saavuta seda tulemust ja veel vähem ei suuda seda tulemust nagu hoida. ehk siis siin on nagu väga oluline see, et luuagi endale tegelikult sellised need plaanid, eesmärgid, rutiin, mida sa oleksid ikkagi võimeline jälgima väga pikka aega. ehk siis näiteks noh, see ei ole väga jätkusuutlik plaan, kui ma näiteks teen endale plaani, ütlen, et ma iga päev hakkan nüüd käima jooksmas. Kas sa elu lõpuni iga päev näiteks käid jooksmas? Ilmselt mitte, aga näiteks kui sa paned endale plaani, et ma hakkan näiteks käima järgmisest nädalast 2 korda nädalas jooksmas, see on ju täiesti võib-olla nagu variant, et et luuagi just jah, sellised nagu rutiinid, et need ei nii-öelda tõmbaks meid kogu sellest energiast, on ju, nii füüsiliselt kui ka vaimselt on ju tühjaks. et me suudaksime neid asju päriselt ka jälgida. ja üks variant ongi kasvõi lisada neid harjumusi samm-sammult. et me ei pea nagu kõike korraga endale võtma, on ju. et lisamegi alguses kasvõi mingisuguse ühe trenni, on ju, siis on ju, paned juurde, siis paned, noh, võib-olla jõutrenni algul ainult, siis paned natuke kardiot, on ju, võib-olla algul käid end jalutamas, siis näiteks lisad trenni toitumise koha pealt näiteks. võtadki, otsid näiteks välja endale mingisugused hästi sellised, ma ei tea, lihtsad tervislikud on ju retseptid, mida sa oled ka harjunud võib-olla sööma nagu tavaelus, on ju, need ongi lihtsalt mingi tervislikumas võtmes. noh, näiteks kui ongi, on ju, näiteks FitLabi kavas ka meil on tohutult palju retsepte, aga sa ei pea nagu kohe selles kõiges müras, on ju, seal nagu hakkama saama, võtadki mingid lihtsad variandid ja aegapidi saad hakata näiteks katsetama mingisuguseid uusi ja põnevaid nagu asju. et ei pea nagu kohe kõike nii-öelda üle võlli keerama. et see on nagu väga-väga-väga oluline siin puhul. nii, siis järgmine põhjus on see, et me oleme tihti ka sellised kannatamatud. me tahame kohe muutust, on ju. et näiteks, kui ma hakkan nüüd kaalu langetama, aga samas ma näiteks nädala aja jooksul mul kaal millegipärast ei lange või kasvõi 2 nädala jooksul, on ju, siis me ka lööme näiteks tihtipeale käega, et ah, see ei toimi. meie kaal on ju ei lange ja umbes sinna ta jääbki ja me lähme jälle nende vanade harjumuste juurde on ju tagasi, anname alla nii-öelda, loobume ja me oleme jälle ringiga nii-öelda alguses. aga tegelikult siin on nagu oluline see, et vaadata nagu seda, et tervislik toitumine ja liikumine on meile tegelikult on ju hea absoluutselt igal juhul. ehk siis näiteks, kui sa otsustasidki, et okei, ma hakkan nüüd kaalu langetama, said nädal aega näiteks liikusid, tegid, ma ei tea, mingeid tervislikke on ju toite, jälgisid näiteks kava ja sa vaatad kohe, et okei, kaal ei lange, siis reaalsus on see, et ega see nädal sellepärast ei ole ju kuidagi luhta läinud. see nädal oli igal juhul hea sinu tervisele, on ju, sulle. see tervislik toit oli sulle niikuinii või noh, igal juhul hea. see liikumine teeb sulle ka ainult head, see tugevdab su on ju tervist, see tegelikult paneb sind kindlasti paremini tundma. et et need sammud ei ole nagu selles mõttes asjata nüüd kuidagi. ehk siis me peame kuidagi usaldama nagu seda, et okei, kui ma jätkan, siis tegelikult
noh, siin ei ole nagu väga palju muud varianti, et kui sa ikkagi on ju jälgid väga hästi tegelikult oma toitumist, kui sa nagu liigud ka, siis tegelikult lõpuks su keha peab nagu sellele järele ikkagi on ju tulema. ehk siis me kuidagi jah, peame nagu usaldama ja vaatama nagu seda suurt pilti, seda tervikut, on ju, seda, et miks me seda tegelikult teeme. et siin on ka see täpselt, et tuleta jällegi meelde, on ju, see miks põhjus, on ju. et kas sa tegelikult teed ka võib-olla seda ainult kaalunumbri pärast tõesti või on siin ka mingid muud asjad, on ju, mis näiteks sinu jaoks on olulised. ja üks variant on ka see, et teha ka endast pilte. See on tegelikult väga-väga-väga mõjuv nii-öelda tööriist isegi võiks öelda, et kui teha endast pilte aeg-ajalt, siis võib juhtuda seda, et võib-olla isegi tõesti seal kaalul ei ole mingisugust väga suurt muutust ja võib-olla me isegi tunneme näiteks, et et kas mu see üldse vaev kuidagi ennast ära on tasunud, aga siis, kui võrrelda neid pilte, siis võib tulla välja, et tegelikult on väga suur vahe ja tegelikult on ikkagi mingisugune muutus juba toimunud, lihtsalt me kuidagi ise võib-olla nii-öelda või noh, me ei näe seda otseselt seal kuidagi kaalunumbril, aga see ei tähenda, et meie kehas tegelikult ja võib-olla enesetundes ja kõiges muutusi ei oleks. et see on ka oluline jah. Siis järgmine teema on see, et me ei suuda kontrollida oma isusid, vaat isud kontrollivad väga palju meid. ehk siis nagu ma enne rääkisin natuke enda puhul, siis ma olin nagu tohutu see emotsionaalne sööja. Ma tahtsin kunagi, ma võisin tõesti väga palju nagu lihtsalt süüa mingeid näkse, maiustusi, komme, krõpse, kooke, mida iganes. et mul oli kuidagi hullult see, mulle meeldis nagu lihtsalt näksida ja süüa ja mul kuidagi kogu aeg olid isud, aga noh, samas ma saan ka aru, et kui sa söödki kogu aeg selliseid toite, siis sul tekibki aina rohkem isusid nende samade toitude üle, on ju. ja, ja see on nagu ka väga suur jah, tegelikult on ju põhjus, et me kuidagi ei suuda neid isusid kontrollida, me ei suuda neile kuidagi võib-olla vastu panna või nagu aru neist saada ja me kuidagi hästi lihtsalt nagu langemegi siis või anname järele nendele isudele. ja tegelikult siin ongi ka see, et tõesti, et need vanad harjumused kontrollivad sind. ehk siis tihtipeale võib olla see, et ma olen harjunud näiteks teleka eest näksima midagi. kuigi mul ei ole seda tegelikult üldse vaja, on ju, võib-olla mul isegi nagu hetkel võib-olla ja nii väga ei isutagi, aga see on nagu see harjumus et sa sööd teleka ees midagi ja siis sa kuidagi nagu automaatselt võtad selle ja sa arvad, et sa tahad seda, sest sa oled kogu aeg niimoodi harjunud tegema. aga jah, siin on see, et tegelikult, kui meil tekivad isud, siis üks asi on see, et tegelikult me võiksime vaadata natukene rohkem sinna sisse, et miks meil need isud on praegu tekkinud. mis on selle põhjus, et ma midagi nagu nii väga kuskilt tahan, ma ei tea, näksida või minna osta, mis iganes asja, et natuke vaadata sinna taha, et mis tegelikult selle isu on ikkagi põhjustanud. sest et kui meie toitumine tegelikult on tasakaalus, kui meil on kehas olemas kõik on ju toitained, meil on olemas meie igasugused rasvad, süsivesikud, valgud on ju tasakaalus. samamoodi meil on vitamiinide ja mineraalidega on ju selles mõttes kehas kõik hästi, siis meil tegelikult ei teki neid isusid. Üldiselt üks variant on see, et kui meil tekivad isud, siis meil tegelikult on siis see toitumine nii-öelda tasakaalust väljas, meie kehal on millestki puudus. meie toitained on nagu jah, pole tasakaalus ja siis meil näiteks tekivad need isud. teine suur põhjus näiteks on see, et hästi nagu minul oli see emotsionaalne söömine, on ju. kohe, kui oli igav, kui oli kurb, kui oli nõme, kui olid üksinda näiteks, istusid, ma ei tea, kodus, on ju, siis hästi lihtne oli kuidagi, tahtsidki süüa, hästi lihtne oli haarata siis midagi endale näksida kogu aeg. aga tegelikult tuleb nagu aru saada sellest, et ilmselt on mul mingi emotsioon, mingisugune tunne vaja tegelikult ära lappida. ja kui mõeldagi selle peale, et kui meil tekivad need isud, et mõelda siis päriselt, et okei, kuidas mul on nüüd toitumine näiteks on olnud, kas mul on toitumises olnud mingi noh, kaootiline on ju, kas sealt tulevad need isud? või siis mõeldagi, et okei, mis emotsioonid mind valdavad, kas mul on midagi näiteks juhtunud, kas ma olen võib-olla stressis, et
see mõjutab samamoodi meie isusid, on ju, unepuudus mõjutab tohutult meie isusid, sest une ajal me tegelikult ju on ju taastame enda energiat. kui meil näiteks ei maga korralikult, meil on kehva uni, kas see paneb meid juba tegelikult päevasel ajal rohkem tahtma mingisugust kiiret energiat, on ju, näksida, mingid siuksed kiired, ma ei tea, süsivesikuid, siukseid tummisemaid asju, on ju. et need väga palju loevad ja stress ka, siin on muidugi on ju lihtne nii-öelda öelda lihtsalt, et okei, stress kontrolli alla on ju, et noh, meil on vahepeal ikka elus siukseid stressirohkemaid, pingelisemaid perioode, aga need on ka tegelikult väga suureks põhjuseks tihtipeale, miks me näiteks hakkame sööma jällegi. ehk siis, aga kui me teadlikult tegeleme sellega, et meie see vaimne kuidagi tasakaal oleks parem, on ju, et me oskaksime nagu ennetada mingisuguseid pingelisi või stressirohkeid perioode ja nii edasi, siis on meil tegelikult palju lihtsam ka teha nii-öelda neid paremaid toitumisvalikuid ja need isud ei kimbuta meid nii palju. Ja jah, ehk siis isude puhul ongi hästi oluline kuidagi see, et teadvustada endale, et tegelikult nagu ma ei vaja seda, mis iganes näksivad, ilmselt vajab midagi minu tähelepanu. Ja see tähelepanu ilmselt ongi see, et kas mul on mingid võib-olla mured, mingid emotsioonid, uni on ju, stress, toitumine on nii-öelda noh, mitte tasakaalus ja tervislik. ehk siis tegelikult me peaksime nagu tegelema hoopis sellega ja aegamööda tegelikult need isud hakkavad väga palju siis ka vähenema. Järgmisena on selline põhjus siin, et kui sa ei saa olla, on ju, selline ideaalne, siis sa lööd käega. See oli ka minul täiesti ka seda ise, et näiteks kui oligi, et ma läksin täna, ma ei tea, lähen kuskile sünnipäevale, on ju, või mul on nädalavahetuseks mingi väljasõit, mingi üritus ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma näiteks ei saa täpselt kuidagi ilusti oma toitumist jälgida ja et siis juba nagu läheb kõik. Siis läheb juba nagu kõik nii-öelda vahet ei ole ja sööngi kuidagi ükskõik mis asju terve nädalavahetus ja võtan nii palju, kui tuleb näiteks ja näiteks ma ei tea, trenni ka ei viitsi üldse teha, võib-olla kuigi ma oleks saanud nagu mingisuguse jalutuskäigu näiteks teha. Et hästi palju on kuidagi seda, et kas nagu kõik või mitte midagi, on ju, et kas ma olen täpselt ideaalselt teen seda oma plaani või kui mul juba nagu midagi mikrofon läheb sisse . untsu, et siis Head aastat. nii, ma korraks selle vaatan, vabandust. Nii, et jah, või siis ongi tõesti on ju see, et hästi tihti jah, kuidagi on või näiteks trennide puhul ka on ju, et kui ma plaanin näiteks see nädal, ma ei tea, ma teen 5 trenni, päevad lähevad, ma näen, et ma ei saa näiteks neid 5 trenni täis, siis ma võib-olla mõtlen, et okei, ma ei hakka siis kuidagi üldse minema, et ma järgmine nädal proovin uuesti need 5 trenni teha. Et tegelikult on see, et ikkagi iga valik on ju loeb. Iga meie otsus loeb, iga meie toidukord loeb, iga meie liikumine loeb, iga nagu samm, mida me saame tegelikult on ju ikkagi enda heaks teha, siis see loeb, et ei ole niimoodi jah, tõesti, et okei, et ma nüüd sõin ühe kommi, nagu ma näiteks kirjutasin, on ju, siis on minu päev rikutud, vahet ei ole, nüüd ma söön juba nagu 3 kilo kommi. Mis minu puhul näiteks, ma ütlen ausalt, oli ka see, et minul oli niimoodi ka, et ma tahtsin olla hästi täpselt, on ju, täita oma seda toitumist. Ja kui ma tundsin, et ma ei tea, ma läksingi kuskile sünnipäevale, ma võtsin sealt mingi näiteks snäkikese, siis ma mõtlesin, et okei, tänane päev mul ei ole niikuinii 100% juba hästi ja siis ma sõin terve õhtu, on ju, kogu aeg endale kõike sinna sisse. Kuigi tegelikult me saame nagu, muidugi vahepeal nagu ongi, võibki endale lubada ka, on ju, seal võta siis, kui sa käid seal kord sünnipäeval, on ju, siis noh, ma ei tea, maitse seda sööki, mis sulle näiteks on tehtud, aga sa ei pea minema seal hulluks. Ja see on nagu hästi-hästi-hästi tavaline, et minnaksegi juba nagu nii-öelda täiesti nii-öelda hulluks on ju, et ah, läksid pulgad minguga trumm. Kuigi tegelikult on väga oluline see, et me just tegelikult suudaksime jah, kontrollida nagu seda, et iga ikkagi see amps, iga valik, iga asi loeb. Vahepeal muidugi ongi okei ka
nii-öelda süüa mingisuguseid teisi asju, aga just see ka jah, et me ei pea nagu nendega nii-öelda hulluks minema. Nii, siis veel, et see järgmine põhjus, et keskenduda on ju ainult kaalunumbrile. me natuke rääkisime sellest, rääkisime sellest selles võtmes just, et näiteks kui alustada ja kohe kaal ei lange, on ju, et siis me kuidagi oleme kannatamatud ja kipume nii-öelda käega lööma. aga siin on just praegu pigem nagu see, et kui me näiteks oleme sellel kaalulangetusteekonnal, võib-olla oleme juba on ju olnud ka mõnda aega, et kui meil on ainult nagu kaal fookuses, siis meil jäävad nagu väga olulised asjad märkamata, kuigi need muud asjad tegelikult oleks ka need, mis nagu aitaksid meid väga palju edasi või nii-öelda innustaksid meid edasi tegutsema. ehk siis hästi oluline on märgata ka igasuguseid neid teisi muutusid endas, sest et mingi hetk ongi võib-olla ka see, et kui me võtame näiteks kaalust alla, siis noh, alati see kaal ei lähe ka on ju selles alla suunas, vahepeal ta tulebki natukene ülesse, natukene alla. aga et me õpiksime märkama ka seda, et okei, isegi kui mul täna nagu kaal, ma ei tea, on pool kilo kõrgem, siis, aga samas ma tunnen ennast näiteks nii on ju hästi. ma magan näiteks palju paremini, mul on palju rohkem on ju energiat näiteks. ma tunnen ennast palju nagu kuidagi võib-olla enesekindlamalt on ju, ma tunnen ennast tegelikult hästi, mul on mingisugused muud muutused kehas. ma tõin see isegi näitena, näiteks nahkjuuksed on ju. minul näiteks on nüüd viimase paari aastaga juuksed läinud nagu väga tugevaks, paksuks ja ilusaks. ja mina seostan seda täpselt näiteks just selle tervisliku toitumisega. et ka need asjad on tegelikult väga olulised, mis tekitavad meis samuti seda head tunnet ja samuti tegelikult panevad nagu on ju edasi tegutsema, et me nagu ei oleks kinni ainult selles kaalunumbris. et meil on ka on ju igasugused muud visuaalsed muutused võivad väga palju rolli mängida, meid mõjutada. ja jällegi siin toon selle piltide asja välja, et ma seda tõesti soovitan, kes teist siin on, ma ei tea, kas praegu võib-olla oma kaalulangetusteekonnal või on juba on ju võib-olla olnud edukad, võib-olla noh, ei olegi, ühesõnaga, aga ma väga soovitan teha neid pilte enne ja praegu või kui ei ole tehtud, võib-olla kasvõi vaadata tagasi, võib-olla otsida mingeid pilte. minu puhul on nii palju toiminud see, et ma olen näinud mingeid vanu pilte ja siis ma olen ka vaatanud, et tegelikult on nagu hoopis teistsugune nüüd olla. aga jah, just siin, et päriselt nagu märka kõiki neid teisi muutuseid ka endas. sest et need teised muutused mängivad väga suurt rolli ka tegelikult selles on ju, et kui järjepidev ja jah, järjepidev sa suudadki olla, sellepärast et need jah, samamoodi siis tõukavad sind edasi tegutsema. siis on mul siin selline punkt, et sinu keskkond ei toeta sinu eesmärke ja see on tegelikult väga oluline punkt. see on võib-olla natukene selline ma ei teagi, võib-olla natuke kuidagi valus punkt, aga see tegelikult ka, miks me võib-olla tihtipeale ei suuda oma teekonda jätkata või jätame pooleli või ei suuda kuidagi olla näiteks edukad sellel kuidagi kaalulangetusteekonnal, on see, et meie mingid pere, lähedased, võib-olla on ju ka mingid sõbrad, kasvõi ma ei tea, töökaaslased ei toeta meie eesmärke, et nad ei toeta meie valikuid. Sind võib-olla vaadatakse isegi imelikult, on ju, et ma usun, et paljud on teist kogenud võib-olla seda, et keegi ütleb, et mis dieedil sa oled ja miks sa ei või süüa, ma ei tea, mu kooki näiteks ja miks sa kuidagi, ma ei tea, võib-olla oma karbiga kuskil tööl käid, on ju. kodus võib-olla ka on ju öeldakse, et ma ei taha küll mingit tervislikke toite isegi näha, on ju, et mina tahan ikka oma, ma ei tea, rammusat, ma ei teagi, liha ja kooki magustoiduks, noh, mis iganes on ju kuidagi toiduharjumused kellelgi on. aga see on tegelikult väga nagu raske, kui sul tegelikult on ümber nagu keskkond ja inimesed on ju, kes tegelikult ei toeta su eesmärki, et nad ei pea sinuga seda teekonda nagu samamoodi käima, aga nad ikkagi võiksid nagu tegelikult seda teekonda vähemalt toetada, et lasta sul nagu austusega teha seda, mida sina tahad teha, mis on sinu eesmärk, on ju, kuhu sina liigud. ja ja jah, et see tegelikult ma tean,
mõjutab kindlasti väga palju. Ja siin ongi see, et tegelikult tuleks vaadata üle oma keskkond. Ehk siis esiteks on ju kasvõi see füüsiline keskkond on ju, et kus me kuidagi kogu aeg viibime, on ju. Kas see keskkond näiteks, kus me kasvõi igapäevaselt oleme, toetab või kuidagi soosib meie on ju eesmärke. Ma just kuulasin ühte podcast'i, kus oli selline näide toodi ka, et kui sa oled, see läheb nüüd korraks sellest just kaalulangetusteemast eemale, aga siiski seda saab seostada, et kui sa oled kogu aeg ruumis, mis on täis raamatuid, siis sa hakkad raamatuid lugema. Ja kui sa oled kogu aeg ruumis, mis on täis ekraane, siis sa vahidki ainult ekraane, on ju. Ja siis minul tuli siitki kohe see mõte ja kui sa oled kogu aeg näiteks ruumis, mis on täis igasuguseid snäkke tohutult palju, siis sa suure tõenäosusega sööd ka neid snäkke seal. Ehk siis, ehk siis jah, et me mõtleks ka selle peale, et milline üldse see nagu kuidagi ruum on, kus me on ju kogu aeg näiteks viibime, oleme. Et ka koju endale luua nagu võimalikult selline ruum, kus meil on lihtne ja hea oma eesmärkide poole tegelikult liikuda. Ja et me ei peaks kuidagi iga päev võib-olla, ma ei tea, võitlema on ju kuidagi enda kontrollimisega näiteks. Ja siis inimesed, suhted ka, et ma ei taha küll kuidagi nüüd jah, siin öelda sellega, et seda, et ärge nüüd suhelge enam kellegiga ja jätke on ju kõik oma tuttavad kus iganes. Et seda kindlasti päris mitte, aga siiski tegelikult ma julgen öelda seda, et kui me ikkagi tahame oma elus teha tegelikult mingisuguseid muutuseid, siis võib juhtuda, et mingid inimesed võivad ka elust ära kaduda, kes üldse sind näiteks ei toeta, seda ei hinda, seda ei mõista. Ja mina näiteks arvan ka seda, et see on okei. Ja näiteks ajapikku võib-olla tulevad ka mingid uued inimesed, on ju, kes tahavadki sinuga võib-olla minna, on ju, matkama ja trenni ja mingisuguseid ägedaid aktiivseid näiteks asju koos teha, on ju. Või siis, kes lihtsalt kuidagi mõistavad ja sinu eesmärke ja toetavad sind, on ju, nendega. Et, et tegelikult see, kes ja mis meid nagu kogu aeg on ju ümbritseb, mõjutab meid väga palju. On inimesi muidugi, kes suudavad nagu kõigest olla üle ja ollagi nagu väga tugevad, aga neid kahjuks on ikkagi vähe. Ja pigem on ikkagi vaja seda nii-öelda soosivat tegelikult keskkonda ka. See hoiab meid juba tegelikult meie nii-öelda seda vaimset tasakaalu palju paremini paigas, et muidu on ikkagi käib üks võitlus ka nii-öelda tihtipeale, et jah. Ja siin on ka see, et eemaldu on ju negatiivsest, et kui sul kuidagi tehaksegi, ma ei tea, maha või kuidagi tehakse nalja üle või kuidagi vaadatakse imelikult, on ju, siis kuidagi hoidugi mingitest näiteks olukordadest ja tegelikult meil ei olegi seda negatiivsust ellu üldsegi vaja. Ja et me ei tohikski jah, lasta tegelikult teistel ennast mõjutada. Need on meie eesmärgid, meie soovid, meie elu on ju meie plaanid. Et me suudaksimegi tegelikult jah, jääda nagu kindlaks enda soovidele, enda eesmärkidele. Et jah. Nii, siis on siin mul selline põhjus, et surume end tegema trenni, mis meile ei meeldi. Ehk siis väga palju on seda, et näiteks kui hakatakse kuidagi kaalu langetama, siis mõeldakse, et okei, ma pean nüüd tegema tohutult on ju mingit trenni. Esiteks ma võin öelda, et tegelikult on ju, kui me tahame kaalu langetada lihtsalt, siis tegelikult me ei pea tegema trenni üldse, me saame ka ainult toitumisega kaalu langetada. Trenn kindlasti saab seda väga hästi toetada, absoluutselt. Ja mina ise soovitan igal inimesel üldse kindlasti teha mingit trenni, mingit liikumist. Sellepärast, et see lihtsalt on meie tervisele hea, meie pikaajalisele elule, meie enesetundele ja kõigele. Aga, et jah, et tihti arvatakse ka seda, et okei, ma pean hakkama nüüd võib-olla tohutult kuidagi trenni tegema. Ja siis surutakse ennast tegema mingit trenni, mis jällegi ei meeldi. Et see võib-olla meie jaoks ongi kuidagi siis nagu mingisugune tüütu kohustus ja ma pean jälle seda tegema, on ju. Ehk siis me kuidagi seostame jälle selle kaalulangetuse mingisuguse nõmeda võib-olla tegevusega, mida meil tegelikult ei meeldi teha, mida me ei taha teha, aga me kuidagi surume ennast seda tegema.
ja kui seal jälle tekib see kuidagi negatiivne seos, on ju, siis me oleme ka jällegi palju kiiremad tegelikult lõpuks on ju kuidagi käega lööma. Ehk siis ja ma olen kuulnud ka on ju seda, et mõned teevad ka kuidagi trenni lihtsalt sellepärast on ju, et näiteks ma sõin, ma ei tea, eile õhtul liiga palju, ma sõin on ju kuidagi liiga üle või ma näksisin ja siis minnakse trenni kuidagi ennast karistama. Ja siis me jälle kuidagi seostame seda täpselt nüüd siis mingi karistusega on ju, et ma kuidagi käitusin halvasti ja nüüd ma lähen karistan ennast trennis. Et tegelikult see on ka lõpuks jah see, et me võime, ilmselt lööme jälle on ju käega, sellepärast et seal on nagu ainult siuksed kehvad emotsioonid ja meile ei meeldi see ja nagu me teame väga tihti, siis ka trenn ja toitumine käivad käsikäes, ehk siis võib juhtudagi see, et me nagu lööme kõigele käega. Ja mida mina väga soovitan, on see, et leia enda jaoks ikkagi mingisugune liikumine, mis sulle päriselt meeldib. Ehk siis ma olen veendunud, et kõigi jaoks on mingisugune aktiivsus, mis neile tegelikult meeldib. Vaja on lihtsalt see avastada, me ei pea kõik käima jõusaalis, me ei pea kõik käima on ju jooksmas, me ei pea kõik käima ka kõndimas, kuigi kõndimist ma soovitan alati kõigile väga. Aga selleks võib olla ükskõik, mis on ju trenn, liikumine, selleks võib olla, ma ei tea, rattasõit või ujumine või ma ei tea, pilates on meil praegu populaarne, on ju. Võib-olla leiad mine sõbra, ma ei tea, lähete mängite sulgpalli või tennist või noh, et neid hobisid ja variante on nagu nii palju, mis, mis, mis on variandid meile, on ju. Ehk siis ma olen täiesti veendunud, et kõigi jaoks on tegelikult see mingi liikumine, sest et liikumine päriselt ta teeb meid palju kuidagi Eestiks juba nagu värskemaks, on ju, ta on meie ajule väga hea, tegelikult ta nagu laseb ajul korraks puhata, on ju, ta teravdab ka meie aju pärast, ta on meie kehale hea, ta teeb, annab meile on ju tugevama keha, me saame palju pikemaid aastaid elujõulisena, tugevana tegutseda, et see sportlik aktiivsus, nojah, ühesõnaga on nagu nii oluline tegelikult meie kehale, meie enesetundele, meie vaimule. Ja siin ma toon ka jah, selle lause veel välja, et liikumine ei ole meie vaenlane päriselt, vaid see on imeline võimalus, sest et on näiteks inimesi, kes ei saagi võib-olla liikuda, on ju. Ja meil on see võimalus ja liikumine kindlasti ei tohiks olla kuidagi see, et ma pean nüüd trenni minema või ma pean nüüd seda tegema. Tuleb lihtsalt leida see, mis meeldib ja päriselt õppida nautima sellest liikumisest nagu rõõmu. Ja ma ütlen ausalt, elu muutub kohe palju paremaks. Nii. Ja siis on mul siin põhjus 9 ja see on põhjustest siin ka viimane. Ehk siis sa ei ole tegelikult otsustanud, et see on sinu prioriteet. Ehk siis kuuleme tihti selliseid vabandusi, on ju, nagu, et ma ei saa, mul ei ole aega, on ju, ma ei taha loobuda ma ei tea, restoranides einestamisest kogu aeg, mingi teleka näksidest on ju näiteks või noh, millest iganes on ju umbes. Ja et mul ei ole piisavalt on ju kuidagi tahtejõudu, et tegelikult kui kõik need vabandused hakkavad kuidagi näiteks ülesse tulema, siis on reaalsus see, et tegelikult see ei ole ilmselt sinu prioriteet. See tervis ei ole hetkel sinu prioriteet, see keha kuidagi vormimine või kaalu langetamine või liikumine või sportimine, on ju, et need ei ole hetkel ilmselt tegelikult siis sinu prioriteedid. Ja sa võid mõelda küll, et et ma ju tahan küll, ma tahan, ma lihtsalt praegu nagu ei saa ja nii edasi. Vabandust, aga järelikult sa ikkagi suure tõenäosusega ei taha piisavalt kui sa tegelikult ei leia selle jaoks aega. Et siia ma panin ka siukse hea küsimuse, on ju. Et kas ma valin enda tervise eesmärgid iga päev, kogu aeg või ainult siis, kui mul tõesti jääb aega üle. Ehk siis tegelikult see nii-öelda tervis, mis ju ongi ka suuresti on ju sõltub nii-öelda ka meie sellest on ju ka kaalunumbrist ja samamoodi sellest liikumisest.
ei ole kindlasti asi, mida kuidagi lükata tegelikult kuskile kaugesse tulevikku või tegeleda siis, kui ma ei tea, ongi tuju või aega või tuleb kuskilt jälle mingi motivatsioon. Et see on nagu asi tegelikult, millele peaksime mõtlema kohe, kogu aeg, iga päev. Et kuidas me saaksime ennast teha nii-öelda veelgi tugevamaks, endale paremat enesetunnet, ennast on ju kuidagi enesekindlamaks, elujõulisemaks, energilisemaks. Ja siis ma veel panin siia sellise lause ka, mis mulle väga meeldib, et kui sa tahad midagi, mida sul kunagi olnud ei ole, siis sa pead olema valmis tegema midagi, mida sa kunagi teinud ei ole. Ehk siis, kui tegelikult päriselt on nüüd sinu prioriteet näiteks hakata kaalu langetama või lihtsalt hakata tervislikult toituma või hakata on ju kuidagi liikuma, hakata oma tervise eest on ju hoolt kandma, siis sa pead olema natuke valmis selleks, et sinu prioriteedid tegelikult ikkagi peavad muutuma. Ja sinu harjumused sellega kaasa on ju ilmselt muutuda, et sa ei saa jätkata kõiki neid asju, nagu sa praegu teed. Ja siis on ju tegelikult kuidagi loota, et siis hakkavad need muutused tulema. Ehk siis, kui sa tahad seda tervemat, tugevamat, on ju enda jaoks paremat, on ju vormi ja enesetunnet, siis sa pead ikkagi olema valmis oma prioriteete natukene ümber hindama, neid muutuseid tegema ja jah, siis tegutsema nii-öelda päriselt ka nende nimel. Ehk siis siia ma tõin kokku sellised punktid, et tuleks luua endale siis süsteem, mis toimib ilma motivatsioonita. Ehk siis, et need oleks meile on ju siuksed harjumuspärased, lihtsasti tehtud asjad, mida me saame päriselt enda ellu nii-öelda sisse tuua, on ju, ja et me ei vaja tohutut motivatsiooni nende tegemiseks. Siis rutiin on ju, mida me suudame jälgida päriselt pikalt. Ehk siis, et me ei teeks on ju neid äärmuslikke mingisuguseid dieete või perioode või mingisuguseid lühikesi faase, kus me nagu läheme täiesti hulluks on ju nende eesmärkidega, vaid see oleks see rutiin, mis ikkagi kannab meid nagu pikalt. Siis ongi, et vaata pikka mängu nii-öelda, usalda seda protsessi, on ju, et kui see kaalunumber ka nagu kohe ei kuku nii, nagu on ju soov on, siis usu mind, kui sa jätkad seda teekonda, kui sa jätkad seda tervislikku eluviisi, siis su keha hakkab muutuma, seal ei ole nagu teist varianti. Et jaa. Siis ära vaigista emotsioone toiduga on ju, see on hästi oluline punkt, sest see emotsionaalne söömine on väga-väga nagu suur teema, tegelikult see on väga suur probleem paljudel nii-öelda, et õpi nagu oma emotsioonidega päriselt tegelema, neid asju lahendama, mitte siis nendel emotsiooni pealt tekkinud isudel siis kogu aeg enda üle kontrolli võita. Siis, et iga valik on ju loeb, ehk siis ei ole see, et kui ma nüüd ei suuda olla perfektne, siis ma olen üldse käega võtta, loeb ikkagi iga liikumine, iga trenn on ju, iga toidukord, iga on ju, ma ei tea, amps, iga valik, iga otsus. Et iga valik päriselt ka loeb. Siis pööra tähelepanu ka on ju enda enesetundele, enda nii-öelda välimusele ehk siis teistele kuidagi visuaalsetele asjadele peale siis on ju kuidagi ainult selle näiteks kaalunumbri jällegi on ju, et märka ka kõiki neid teisi muutuseid endas. Ja vaata üle oma keskkond ehk siis mille ja kellega sa ennast päriselt ümbritsed ja kas see on nagu pikas plaanis ka nii-öelda sinu eesmärke soosiv. Ja leia endale siis meelepärane liikumine ja vaata oma prioriteedid siis ka ikkagi päriselt on ju üle. Sest et kui meie prioriteedid tegelikult päriselt on paigas, siis nende prioriteetide taga on ka see miks põhjus on ju, siis meil on ikkagi palju lihtsam ja parem olla nii-öelda siis sellel järjepidev oma tegevustega. Ja siia veel selline lause, et see 2026 aasta ei pea olema lihtsalt kuidagi järjekordne uus algus või järjekordne uus katse on ju, või kuidagi selline jah, et proovin jälle, vaid see võib olla päriselt see aasta, kus sa kuidagi lõpuks loobud sellest kuidagi uuesti alustamisest, uuesti proovimisest, on ju sellest nõiaringist ja viid seekord ikkagi päriselt oma eesmärgid
lõpuni ja lähed edasi, isegi kui tulevad väiksed tagasilöögid, on ju, siis alati jätkad oma seda rada ja pead meeles siis neid asju ka, mis ma siin vahepeal on ju välja tõin. nii, sellega ongi mul praegu siin kõik. Korraks vist tuli mingi hääl, aga läks ära. Nii, ja nüüd ma vaatan hea meelega, oi, te olete siin jutustanud, jess, nii tore. mul on kohe alati nii hea meel, kui inimesi kuidagi panevad need teemad kaasa vestlema. Nii. Vaatan, kas ma leian siit ka. Nii, ma ei pane tähele, siin on vist rohkem selline arutelu, mingeid küsimusi vist ei ole. Ühesõnaga, kui on mingeid küsimusi, laske veel julgelt, on ju, tulla. Nii, mis ma siin vaatan, on ju. Siin ma näen, et tee esimene samm tervisliku eluviisi suunas täna, mitte esmaspäeval, on ju. Merle kirjutan, see on väga-väga hea mõte. Et miks me lükkame edasi ja mida me tegelikult edasi lükkame? Me tegelikult lükkame edasi ju enda paremat enesetunnet, on ju, enda paremat kuidagi, ma ei tea, vormi, on ju, enda energiataset, näiteks enda noh, tõesti seda, kuidas me iseennast kasvõi on ju tunneme. Et see, et me nagu mõtleme, et okei, ma alustan järgmine nädal või esmaspäev või järgmine kuu, on ju, et siis me tegelikult ju nagu petame lihtsalt natuke ennast sellega. Nii. Peitis ka oma drooni alla. Saatan nii, sain. Et väga hästi peate pisust ka vee joomine, on ju. Ka see on teema tõesti, et vahepeal, kui me tunneme, et me tahame midagi, siis tihti on see võib-olla vesi, et meil tegelikult on hoopis janu, aga me ajame selle segamini sellega, et meil on nagu kõht tühi või söögiisu, on ju. Ma küll ütlen, et ma pean tunnistama, et kui minul ikkagi olid vanasti on ju tõesti need söömised, siis ma võtsin seda vett ka nüüd ükskõik kui palju, aga ma tahtsin ikka seda mingit on ju sööki. Aga ta jah, kindlasti nagu tegelikult toimib niimoodi, et tihtipeale me ajame nagu need kaks asja sassi ja vahepeal tõesti piisab ka lihtsalt vee joomisest. Nii, see hulluks minemine on lihtne tulema, ma olen täiesti nõus ja see tuli ka minul kunagi väga-väga kergesti. Aga jah, kui kuidagi ajaga lihtsalt nagu hakkad aru saama sellest, et täpselt see iga valik tegelikult on ju loeb ja kui ma nägingi kunagi seda kogu aeg, et kui ma võtsin alla, siis ma läksin jälle hulluks, ma olin alati alguses tagasi. Ja üks hetk, kui ma hakkasingi nagu proovima seda, et okei, et ma ei lähe enam nii hulluks, et okei, ma võtangi endale võib-olla selle mingi näiteks, ma ei tea, väikse šokolaadikese, aga sellega see asi piirdub, on ju. Ja ma saan oma selle mingi hea asja nagu kuidagi näiteks kätte ära ja peale seda ma olen jälle oma tervislikul rajal ja siis ma näen, et okei, ei juhtugi seda, et ma nagu päeva kahega on ju kuidagi endale 3-4 kilo näiteks juurde söön. Et nii, Meeli on kirjutanud, minu arvates on igal inimesel õigus oma elu ja valikute üle. Jah, täpselt. Need on väga head kõik mõtted. Oi, ma ei jõua kõike siin tõesti ette lugeda, ma võtan korraks siia hoopis neid uuemaid. Väga asjalik, motiveeriv loeng. Oh, aitäh, nii tore, super. Ma võin niimoodi pärast, ma saadan näiteks ka selle slaidishow, ma ei tea, kui te olete huvitatud, ma võin saata vabalt selle slaidishow näiteks pärast ka meili peale. Et kui te olite ERR-eganute listis, siis ma võin selle PDF-i sinna näiteks ka panna. Et siis saab ka näiteks sealt need kätte. Nii, ma vaatan, siin on küsinud ka, et kui on juba menopaus on ju, kas see ikka mõjutab kaalulangetust. No tavaliselt on see, et jah, et kui me jääme ka vanemaks, siis tegelikult meie ka seedimine ikkagi aeglustub, raskendub, et siis on ka keerulisem kaalu langetada, aga mitte kindlasti nagu võimatu, et kõik on tehtav, lihtsalt need tempod on nagu veidi aeglasemad. Nii. Siis siin on üks küsimus, millised toidud aitavad maguseisu leevendada? Kusjuures ma näen korraks, ma ütlen ära, et mõned inimesed vist lahkuvad siin juba, et jah, kuna loeng tegelikult on läbi, siis ma ütlen korraks ära, et aitäh
kõigile, on ju, kes tulid. mul on super, super, super hea meel, kes te siin ära kuulasite. ma väga loodan, et te saite siit loengust midagi, mingidki võib-olla mõtted, et resoneerusite siin mingite nende punktidega ja kuidagi saite natuke innustust, et siit ikkagi edasi liikuda. nii et suur aitäh! aga mina neid küsimusi natuke siin veel vaatan, et saan teile veel natukene vastata, kes siin on. ja varsti tegelikult teen selle luusikese ka siin peagi ära. Aga jah, millised toidud aitavad magusaisu leevendada? Siis tegelikult mina ütleks seda ikkagi, et kui sa jälgid ilusti näiteks on ju korralikult oma toitumist niimoodi, et sul on kõik toidukorrad ilusti on ju tasakaalus. näiteks kui ma jälgingi on ju FitLapi kava ilusti, mul ei teki neid isusid. et kui päriselt su keha saab nagu toidust vajalikud asjad kätte, siis ma arvan, siin on veel inimesi, kes võivad nagu seda kinnitada, et näiteks kui jälgidagi näiteks täpselt FitLapi kava, mõnda aega juba sul lähevad päriselt need isud ära. et isud ikkagi tekivad siis, kui sa juba annad selle käe sellele või sõrmeisule. aga mis muidu siin võib-olla välja tuua, on see, et mulle meeldivad hullult näiteks kirstomatid. ja minul on nagu aidanud see, et kui vahepeal tunneks, et tahaks midagi, siis ma nagu olen kirstomatit niimoodi näksanud. ja kirstomat on nagu hea, kui need on nagu siuksed, võivad olla ka väga magusad, on nii mõnusa maitsega, et mulle näiteks meeldib. kirstomat on nagu tihtipeale sihuke, mis ma olen mingi, ma tahaks näksi, siis ma sealt võtan selle kirstomati. nii. mis sind aitas kõige rohkem emotsionaalsest söömisest lahti, on ju, et kas ma leidsin mõne asendustegevuse? tead, tegelikult ma ei leidnud asendustegevust, vaat ma pigem ikkagi hakkasin tegelema nagu ilmselt selle kuidagi põhjusega. ma hakkasin kindlasti rohkem pöörama tähelepanu oma kuidagi ka sellele vaimsele seisundile või vaimsele tasakaalule kuidagi, on ju. ja mind aitas nagu see, sest et minul see emotsionaalne söömine hästi tihti kuidagi tuligi näiteks sellest, et ma ei tea, ma olin kas kurb või õnnetu või üksi või ma olin mingi, et ma olen nagu, vahepeal oli ka see, et ma olen nii nõme ja ma ei tea, enda peale oled kuidagi, ma ei tea, mingi pahane või isegi vahepeal on see, et mul on mingid süümekad, aga ma nagu ikka ei lõpeta, siis ma nagu söön kuidagi veel, siis mõtlen, vahet ei ole, on ju. et kuidagi see nagu iseendaga see suhe või iseendaga see trots oli mul nagu kunagi selline väga tavaline asi. aga kui ma hakkasin nagu rohkem tegelema kuidagi oma vaimse arenguga, enesearenguga ka, näiteks mingi enesearmastuse teemadega ja nii edasi, mis on ka näiteks on ju see päevik, mis ma enne rääkisin, on tulnud tegelikult nendest teemadest. ka siin on natuke seda emotsionaalset söömist sees, et kui ma hakkasin nagu tegelema rohkem tõesti sellega, et mis mu peas nagu toimub, et miks pagan mul need isud on, et siis ma nagu hakkasin nendest üle saama ja mida kuidagi rohkem ma ka ennast hakkasin armastama ja kuidagi hakkasin ennast rohkem armastama ja kuidagi ise õnnelikumaks sain oma elus, siis need isud lihtsalt hakkavad ära kaduma, sest mul ei ole nii palju neid negatiivseid emotsioone, mida ma kogu aeg tahan selle toiduga lappida. nii. Sooviks küll slaidid oleks head. okei. Ma loodan, et te olete siis ilusti seal e-reganute listis ka. Väga loodan, sest et siis saate slaidid, ma siit muidu niimoodi ei saa panna. Või siis tegelikult on variant see, et ma saan ka need siit äkki alla laadida. nii, vaataks slaidid üle, slaidid, väga hea. aitäh, väga motiveeriv loeng, aitäh, super. aga teate, ma teen vahepeal selle loosikese hoopis ära, sellepärast et siis on niimoodi, et kes tahavad, siis saavad minna ja kes tahavad, siis saan ka siin veel jutustada ka natukene, et mul ei ole kuskile kiiret. ja salvestust ma jagan, ma ei tea, Sille või Papsin, äkki saad seda eelregamise listi igaks juhuks panna siia saata, et kes ei olnud eelregamise listis, saavad nagu regada sinna veel tagantjärele. et siis lihtsalt on kindel, et ma kõigile neile saan selle salvestuse ja slaidi esitluse saata. nii.
Aga selle päeviku teate, ma teen niimoodi, kuna teid on siin nii palju, siis ma lihtsalt teen kuidagi niimoodi, et ma ketran hästi palju ülesse ja alla. Ma panen endale selle silma ette, ma luban, ma ei vaata. Ketran kuidagi, ma vaatan, kas ta kerib hästi palju üles, alla. Nii, ja jään kuskile suvaliselt seisma. Nii. Siin on mul Eveli. Nii, ma vaatan, kas ma äkki saan. Ma kirjutasin Eveli sulle sinna privaatsesse chatti. Vaata, kui sa näed, äkki sa saad mulle vastata. Ühesõnaga, palju õnne, sa oled võitnud endale selle päevikukese ja siis saame suga seal edasi jutustada, et kuidas selle täpselt sulle edasi või noh, kätte saame toimetada. Nii. Nii, ma login alla tagasi, nii palju kiidusõnu, aitäh. Aitäh. Nii, siin on ju mingid kaalikas, peit on ju, ka siuksed asjad on väga hea. Anneli kirjutab ainult emotsioone ei tohi alla suruda, nendega peab tegeleda, on ju. Ja ma olengi nõus, et täpselt minul algas see ka sellisest nii-öelda enda rohkem sisse on ju vaatamisest, et mis mul nagu häda on, miks mul need emotsioonid on, miks ma ei suuda ennast on ju kontrollida. Et see selline natuke sisemine töö. Kas puuviljade näksimine on väga kurjast? Siin Triinu vastab juba, et veresuhkrule mõjub halvasti. Sellega on ja see, et puuvili iseenesest, ega ta ei ole üldse mingisugune halb on ju asi, puuvilja on väga okei süüa, aga puuvilja puhul on muidugi oluline, et esiteks seda kogust on ju ikkagi jälgi, sest puuvili tegelikult on ikkagi väga nagu, seal on palju puuviljasuhkruid on ju, ehk siis ta on väga suhkrurikas ja sellega on hästi lihtne nagu üle või liiale minna. Ja teine asi jah, mis ta veresuhkrul teeb, et kui sa sööd nagu ainult puuvilja üksinda, niimoodi, et sa näiteks ei söö sinna juurde mingisugust valku või rasva või midagi, siis ta lükkab veresuhkru väga kõrgele ja see tegelikult tekitab ka veel rohkem sul isust, et sa tahad veel ja veel, et kui sa sööd ainult selliseid süsivesikuid rikkaid asju nagu üksinda nii-öelda, et seal ei ole muud midagi juures. Aga jah, kui jah, nagu jälgida natuke seda kogust, võib-olla süüa sinna juurde mõned pähklid või mingid natuke juustu kuubiima, siis niimoodi kombineerituna ta võib olla nagu mingi vahepalana täiesti okei variant. Nii. Ja siin ma kommenteerin ka seda, on ju, et Anneli on kirjutanud, et FitLab ei soovita söögikordade vahel näksimist, et söögikordade vahel näksimine tõesti ei ole tegelikult noh, ta hoiab meis seda näksimise harjumust, on ju, esiteks, mis ei ole niikuinii hea asi, samamoodi tegelikult ka meie veresuhkrule sobib nagu parem see, kui meil on nagu ikkagi stabiilselt on ju siuksed toidukorrad vahemaade vahedega, mitte selline konstantne kuidagi näksimine või söömine. Aga kui näiteks tuua siin seesama, et mina rääkisin, on ju korraks sellest kirstomatide teemast, ise siin tunnistasin, on ju, siis noh, ma ütlen ausalt, lihtsalt ma olen ka inimene ja minule nagu see toimis. Et kuigi ma jah, ka on ju jälgisin juba siis ja jälgin praegu ka on ju FitLabi kava, siis mina lihtsalt leidsin enda jaoks selle asja, et kui ma nagu tahan hullult, ma ei tea, õhtul telekas midagi näksida, siis mina valisin on ju sinna näiteks kirstomatikesed, et see minu jaoks toimis ja see ei seganud minu kaalu langetamist, et eks igalühel natukene võib olla ka mingisugused noh, neid peab nagu kontrollima, et kas need selles mõttes seda teekonda mõjutavad või mitte. Ja mina neid tomatikesi sain endale nii-öelda lubada. Nii. Palju hobidele ja tegevustele ka absoluutselt nõus, on ju. Ja pluss need hobid ja tegevused on ka tegelikult ju palju ägedam asi, need nagu tekitavad ellu palju ägedamaid mälestusi ja emotsioone kui kuidagi niisama on ju igavlemine või ma ei tea,
teleka näiteks vahtimine on ju. Nii, aitäh ja aitäh. Okei. Ma vaatan nii tublisti siin Rene ka, meil on ju vastab mingisugustele spetsiifilistele küsimustele, aga ma jah, tõmban praegu siin ilmselt ka selle asja kokku. Kellel veel midagi jäi väga kripeldama, võib vabalt kirjutada, on ju, meile me vastame, võin ka mina, on ju, võib otseselt vastata, kui kirjutate kuskile. Et oleme FitLabis teie jaoks olemas, mis iganes mured, küsimused on ju, julgelt laske tulla ja ma ootan teid siis ka järgmistele seminaridele. Et iga teisipäev kell 19:00 on meil siis need seminarid. Facebookis on FitLab peal kõik need üritused olemas, et väga ootan teid ka järgmistele seminaridele. Ja olge tublid ja imelist uut aastat teile kõigile. aitäh, head õhtut! Ilusat uut aastat! aitäh, head aega!